tere hommikust! Täna on laupäev, 10. detsember ja tere tulemast tagasi minu detsembrikuu vlogi ehk vlogmassi. Nagu ma juba mainisin, on täna 10. detsember. See tähendab seda, et on minu õelapse sünnipäev ja me olemegi sinna ennast sättimas. Tänased toimetused on tehtud. Käisime jalutamas ja täna on lihtsalt uskumatu talvevõlumaa. Ma olin just 3 päeva tööl, mis tähendas seda, et väga nagu õue päeva jooksul ei saanud, et ma käisin neid hommikuti oma kõnniringidel, aga täna käisime jalutamas ja lihtsalt imeliselt ilus. Aga seni, kuni ma teiega räägin, siis ma hakkan Otto kingitust ka samal ajal pakkima ja ma võin vist teile näidata, sest et see video läheb hiljem ju ülesse. Ma ostsin Ottole sellise lumetuubi, sest et mul ei olnud ühtegi ideed ja ta on juba nagu selles vanuses ka, et mul on nagu mänguasju natukene raske kinkida, et ei ole enam see, et kõikide asjadega on tegevust, on ju. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui ma ise olin väike, siis selline lumetuub oli mu lemmik asi sellel ajal. Nii et ma ostsin talle selle, ma loodan, et sellega on tal talvel palju lustimist. Aga mul on siin 2 paberivalikut, kas nüüd siuke sädelev või siuke sinine. Erki, mis sa arvad? Erki ütles sädelev, nii et paneme selle, sest ega see 8 ei ole ju enam mingi tita vanus, on ju, tuleb ikka siuke väärikas paber panna. Ja noh, kuna täna on nii ilus lumine ilm, siis see sobib lihtsalt imeliselt sinna. Seni, kui ma pakin, ma natuke räägin teiega. Ma ei tea, kas te vaatasite eile vallalise kaunitari finaali, aga tegelikult mõtlesin, et ma ei aruta sellel teemal või noh, ei tahagi arutada, aga lihtsalt see läks lõpuks juba nii koledaks ära. Ma mõtlen mitte see finaal ise, vaid see, mis peale seda toimus, et väga hull. Ja Erkiga, mina eile õhtu juba nägin neid Sky portaali videosid, mille ma nägin Elu 24-st. Siis Erki vaatas täna hommikul järgi Sky portaalist need videod, mis toimusid seal Vaasa resortis, siis ja päris õudne, et ma isegi enam ei tea nagu, et mis siis oleks kõige õigem käitumine olnud, aga see, mis seal Vaasa resortis toimus, tegelikult läks ka kokkuvõttes väga inetuks ja lihtsalt ühe osapoole kiusamiseks, ma leian. Aga eks ma ei ole kõigi inimene, kes nendel teemadel üldse siin midagi kaasa oskaks rääkida. Ja mul on täna nii messid, lokid peas. Ma lihtsalt keerasin nagu paar salku niimoodi, et ma võtsin hästi suure salgu ja siis keerasin, et mõlemalt poolt mingi pidin 3 korda ainult vist keerama. Aga need on lihtsalt nii messid. Aga las nad olla. Mind ta ei häiri. Nii, ma tegin Ottole siukse kaardi ka elu kiiresti, aga siis ta näeb ilusti, kelle poolt see kingitus on. Ma usun, et see on nagu armas kingitus, sest kui ma ise olin väike, siis mina nii väga tahtsin siukest asja endale. Aga ma teen selle pakkimise ruttu ära ja siis avame juba täna seda advendikalendrit ja siin peame juba lippama. Kingipakikene sai valmis, nüüd ma panen ta siia ootele, et ta kaasa haarata. Ja te teate, mis on tegemata. Ja need on need. Ma viin Erkile ja Naalale ka ja avame kõik koos enne, kui me lähme. Palun. Okay. Märtsu sinu oma see. Istu oota. Ma avan enda oma ära, jah? 10. Nii, täna on 10. Mul on olnud siin päris mitu huulepulka ja päris mitu lauvärvi. Ja vaatame, mis täna on. Midagi piklikku. No nii, tundub, et see on mingisugune hambapasta ja mingisugune see highlighter. Midagi sellist. Siin. Et ma panen kõik need asjad sahtlisse, et küll ma siis varsti uurin, mis need on. Mis sina said? Muna. Jälle muna. Erkil on nii palju neid munakesi, see on veits pettumises. Nii, ja sina ka ootad kannatlikult. No, sul on see kalender päris katki juba, vaatame seda. Istud. Ühe käega on nagu raske.
Nonii. Oota, mis see on? Teeme lahti. Palun. Karbi sisse kukkusid. See kätte. See kätte seda. Aala, kas sa tead, et matsutada pole ilus? Hakkasime nüüd kõndima. Kingitus rösti käes. Erki ka siin. Ja ma käisin hommikul keldris, kuna ma mäletasin, et mul peab seal olema mingi talveasjade kott, kus mul on mütsid ja ma leidsin ühe mütsi, sest mul ei ole praegult üldse normaalselt midagi pähe panna. Leidsin paar mütsi sealt, et ma vahepeal mõtlesin, ma pean ostma. Ma saan seda natuke edasi lükata, aga siuke soe müts talveks on täiega oluline. Nii et midagi ma leidsin, aga te võite mulle kommentaarides teada anda, et kust saab head talvemütsi, lihtsalt siukest igapäevast, et poest. Et kust te olete ostnud, tahaks teada, sest et mul on vaja midagi rohkemat veel. Täielik talvevõlumaa on lihtsalt meil ja mulle nii meeldib silm, et see on palju mõnusam, kui on. Vares tikitavad, see on korstna soojas. See on palju mõnusam, kui on mingi -2 või -3. Et siuke karge. Nii ilus. Et lähme sünnipäevale. Meil on limonaadi joomise teit siin mängunurgas. Siin on ka mingid lapsed. Kuidas läheb? Bemm ei ole auto, millega sõita. Jah, Juku kuulsib, Bemm ei ole auto, millega sõita. Juhtus nii. Me leidsime end Lego lauast nüüd ja me oleme ehitamas enda tulevase maja maketti. Erkil läks vähe pekki siin midagi. Aga ma olengi parem insener. Anja. Siin on lihtsalt nii lärmakas, sest et lapsed sõidavad nende autodega ja mitte midagi ei ole kuulda. Aga see on meie tegevus siin. Lahutame meelt. Vaadake, mu maja on peaaegu valmis, aga siin ei ole jupid õigesti ja ta ei ole ikkagi päris selline nagu vaja. Aga visioon on paigas. Ruumi kaitse. See klassik tädi, kes ignoreerib, et ta on 24 ja ta on mängumajas. Üle said praegu. Tere! Miks ma enda lapsepõlvest ei mäleta selliseid mänguasju? Ja siis nüüd mingi tahaks. Püüdsin oma lemmik sünnipäevalapse kinni, kuidas sul läheb? Hästi. Kui vanaks sa said? 8. Õige, kuska nukk. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Otto. Õnne soovime sul. Hip-hip-hurra! Oota, kuidas meeldib su tort? Mis siin tordi peal on? Ma ei tea. Käpapatrull ja üks auto. Käpapatrull. 3 autot. Oota, mina tahan. Mina tahan seda käpapatrulli. Mina tahan Chelsea pilti. Näopilti. Ma tahan Chelsea näopilti. Chelsea näopilti. Mina tahan kooki näiteks. Mina tahan... Te ei taha kooki või? Ma tahan Rockit.
ma tahan Hiina isegi jõuan kiiremini valgusfoorist üle kui roheline on. Jõuan. ma sain endale isikliku autojuhi, läks kõigest 8 aastat. Ja nüüd mul on enda isiklik auto veel. Nüüd ma sain kõige julgema isikliku autojuhi ja me vahetasime Monaga ära, siis nüüd ma sõidan siin sa lased pidurit, seal sa lausa, et see on väga kiire auto, see on väga kiire auto, aga nii kiire ta pole, no ta on natukene kiire, nii et peale saab õhku. Kuidas sulle meeldib minuga sõita? Meeldib hästi. Okei, lõpetame, näeme järgmiseks. Sünnipäev hakkab kohe varsti vaikselt lõpule jõudma, kell on tegelikult juba peaaegu 7:30 ka ja kella 8-ni kestabki sünnipäev. Ma olen nii väsinud, me oleme saanud siin möllata ja süüa ja jutustada ja just tundsingi, et vaikselt pea hakkab valutama. Et ma ei ole vist täna piisavalt vett joonud. Aga väga tore sünnipäev on olnud, on saanud nii palju nalja ja lastel on lõbus olnud, mis on olnud peamine. Nii et igal juhul väga hästi veedetud laupäev. Vist väga hästi ei tule välja või? Ma sain just Erki käest viieka või no ma ei ole veel saanud. Ma varsti saan, on ju? Siis ta ütles, et roomasid läbi, siis ma annan sulle viieka ja no davai. Roomasin ilmselgelt. Nii et väike kihlvedu ja viiekas on minu. Vaadake, kui ilus siin on õhtune Katariina allee. Nii ilus. Jõuluvana on seal. Vaala, kas see on jõuluvana maja või? Laupäeva tunnet selles mõttes väga ei ole. Et kui mul on ikkagi laupäeval puhkepäev, siis on väga haruldane, et me linnas oleme. Ja et täna on veider, aga võtsime kodust naala ja tulime kohe väikesele jalutuskäigule, sest et ta ju oli praegu üksi kodus, kui me sünnipäeval olime. Et teeme väikse tiiru ja lähme koju tagasi. Lähme kodus tagasi. Teen just oma nägu korda, siis minu meelest koju tulles ükskõik kust, aga kui sa tead, et sa ei pea enam kuskile minema, siis kõige parem tunne on see, kui sa saad oma näo ära puhastada ja pesus käia, see on nii hea. Ja mul on taga jälle pesurist, aga ausalt see on uus, see ei ole see, mis eelmises videos oli. See on juba mitmes pesu peale seda. Ja et ma olen vahepeal koristanud, aga tulime koju tagasi, kell on juba nii palju tegelikult 8:30 õhtul ja ega me täna rohkem midagi muud ei teegi. Oleme kodused, puhkame ja kohtume teiega juba jälle homme. Tere hommikust! Meil on järgmine päev, pühapäev. Ja võtsin teid täna natukene hiljem kätte. Või noh, kell on 10:30. Tegin ennast korda ära, sest et me hakkame varsti minema maale. Peale mida me läheme Rõugasse Rahvamajja Otto kontserdile. Ehk siis ma natukene tegin ennast juba korda ära ja ma olen endale pannud siukse maa outfiti selga. Vaadake, kui roosad püksid mul on. Mul ei ole kunagi nii roosasid pükse olnud. Aga ma sain neid siin seist ja need on nii mugavad dressid. Ja ma tegin endale hommikusööki. Ehk siis krõbinad jogurtiga, sest et meil on külmkapp nii tühi, seal ei ole mitte midagi, sest pühapäev on. Ja ma sain Naalale öelda, et paneme sulle krõbinaid ja Emps sööb ka täna krõbinaid. Ehk siis meil on täna selline krõbina hommik või jääkide hommik. Aga alustame vaikselt oma päevaga, virgume ja asume tegudele. Ma olen nagu unistanud sellest, et ma saaks iga päev teha, aga nagu ma arvan, et selleks peab ka olema iseenda boss natukene, et sa saad ise... Ei ole mitu päeva oma autot liigutanud, nii et see on korralik lumekäkk siin. Aga Nala on autosse pakitud. Kohe pakime ennast ka. Ja siis saame juba maale minna. Me olen nii oma maal käinud ka, nagu Erki maal just.
mäletagi, meil on täpselt niimoodi. Lähme käime, saame õues olla ja Naala saab lustida. Täiesti tekkis. Kui palju lund siin Vastselinas on. No Naala, sa oled juba läbi räsitud ja saab oma energiavarusid siin tühjaks joosta. Tulime väiksele jalutuskäigule vaatama seda ilusat tööd, mis siin tehakse, on ju. Ja ilusat loodust. Ja väike lõunane jalutuskäik meil ennem, kui me peame minema Rõugasse kontserdile ja meil on veel paar tunnikest aega jalutama ja muidugi mul on vaja õhtul oma viiekasele ära teha, sest praegu siin ma ei saa seda kindlasti kokku. Normaalsed koerad või te ei usu lihtsalt, siin on nii paks lumi. Ja mul on lühikese säälega hugid. Aga ainu vaade 500. Appi, Natsu, kus sa oled? Mis sa teed siin mu jalgade vahel? Mine. Noh, nagu väike jänku. Me oleme täiesti lumekäkid. Mul on lihtsalt jalad lund täis ja juustes on lumi. Ja Erki vajus lumme ja Naala on üleni märg. Me peame toa juurde tagasi jalutama ja minema sooja. Aga saime ära näha ja siin on väga-väga ilus. Noh, väike hädaline. Said natuke lumiseks või? Lähme tuppa ja... Oi, nunnu. Inimesed teevad pühapäeval 3. advendil lihtsalt tööd. Nii tublid. Läks, tule. Mulle tulid külalised, Erki Moonaga. No kuule, olgu hüva sellest on. Oi, Naala, sa oled nii märg. Alt läheb, aga puhta sõiduga ilmselt enam neid kätte ei saa. Austria nüüd on hädas. Tulime siia Vastseliina meiereisse. Kes ei tea, siis siin on siuke väike purksi kohakene. Väga head käsitööburgerid. Sest me lähme sinna kontserdile ja me ei ole peale hommikuste krõbinate mitte midagi söönud. Nii et peaks enne midagi sööma ja meil ei ole väga palju aega enam, siis me peame Naala enne koju viima. Nii et võtsin süüa. Kõhud on tühjad. Seni kuni me sööki ootame, mõtlesin, et ma räägin, et mis kontsert see on, kuhu me lähme. Siis Otto käib lauluõpetaja juures Võrus, Merle, Pärle, ma ei tea, keegi äkki teab ja seal vist tehakse mingi aja möödudes kontserte, kus siis kõik, kes on õppinud seal laulmist, annavad oma kontserdi. Ehk siis nagu ma aru saan praegult Facebooki ürituse järgi, siis see on nende 5 aasta möödumine nende esimesest kontserdist. Et ma ei tea, esinevad 3–60-aastased inimesed, nii et väga põnev. Ma ei ole kunagi käinud sellisel kontserdil, nii et me saame näha, mis seal toimub. Ja nagu ma tean, siis Otto peaks laulma teistega koos ja peaks laulma üksinda. Ja ma pole teda ammu laulmas üldsegi kuulnud. Et selline natukene teistmoodi pühapäev. Ja kuidas sul maal läks? Hästi või? Sa oled nii karvane. Sul vist ei ole juuksuriga tutvusi. Kahjuks mitte. Palun! Nii, purksikene on siin. Ma arvan, et sulle meeldib.
ai, see on ikka sinu oma. nii ilus ju. See on ka ilus. Kõigepealt läksid burgerid vahetusse, sest et Erki võttis väikse burgeri ja friikad. See on sama suur. Ma võtsin lihtsalt mingi veise burgeri. Et siuke tundub maitsav. Ja me peame tegelikult päris ruttu sööma, sest meil läheb muidu kiireks. See on nii hea. Kõks ja hea tisu. Nagu järgmine päev oleks, sest et mul on mingi hoopis teised riided seljas järsku. Aga praegu tuli elukiirem riietevahetus. Me viisime ruttu Naava koju. Me reaalselt parkisime maja ette, mida me mitte kunagi teinud. Sinna ei tohi nagu parkida. Panime ohu tuleb peale, sest meil on lihtsalt nii kiire. Viisime Naava tuppa ja ise vahetasime ruttu riided ehk stressid teksade vastu on ja meil on aega kontserdile jõuda 20 minutit. Ma ei tea, Rõugasse sõidab mingi 15 või umbes midagi sellist ja me ei saa ju kehutada ka. Nii et loodetavasti jõuame ilusti õigel ajal. Meeldib reisida, kaasa võtta teisiga, rongi, autobussiga, kinga saab pasussiga, asjad kokku pakin siis, lambaali sokke viis. Ja meie laululaps on siin, kuidas läks? Hästi. Mis laulu sa laulsid? Reisilaulu, väga ilus oli. Ja kus nüüd minek? Koju, kõik lähevad oma koju, sest õhtu on kätte jõudnud, on ju? Tavaika siis, tšau! Tšau! Täiesti ebareaalne, ma olen seda klippi siin teinud mingi 3 korda ja lihtsalt see valgus. Kell on mingi 6 läbi õhtul ja no ilmselgelt õues on kott pime on ja siis need tänavavalgustid mõndades kohtades on veits heledamad, siis on tumedamad ja ma ei ole rahul üldse. Ei saa teiega rääkida nii, kui ma tahaks. Aga tahtsin öelda, et see kontsert oli väga mõnus. Me ei olnud selles mõttes lõpuni, et tegelikult peale seda, kui me ära tulime, oli siis mingi 20 minutit vahepausi ja siis algas nii-öelda uus kontsert, kus siis esinesid suuremad inimesed. Aga me ei jäänud sinna, sest et esiteks on mul täna see kõndimine tegemata. Teiseks meil oli vaja toidupoodi minna, 3. Naala oli üksinda kodus. 4. mul on vaja veel teha tööle ära uue nädala menüü. 5. tahaks seda pühapäeva õhtut natukene slowimalt võtta. Et juba sellepärast me ei jäänud, kuigi tõesti oleks väga tahtnud. Pluss lisaks see ka veel, et Erki seal lõpus ütles, et tal on nii külm, et ta ei tea, kas ta sai külma, sest et mul ei olnud külm ja see saalis oli soe. Seega ma ei tea, ma loodan, et ta haigeks ei jää. Aga tal ei olnud vist väga hea olla, kui ta praegu koju ka jäi. Nii et võtame väga rahulikult seda pühapäeva õhtut. Et ma praegu tõesti teen enda sammud ära, oma viieka ära, kuulan siin vaikselt jõululaule ja siis saan minna juba koju, hakata glögikest jooma, mandariine sööma ja salalaulu vaatama, sest et pühapäeva õhtu on. Kusjuures, kui ma eelmine nädal seda salalaulu vaatasin, siis alguses ma mõtlesin, et okei, et nagu see ei ole midagi erilist ju. Aga siis vaatasin edasi ja lõpuks mulle täiega meeldis, et nii südamlik saade. Nii et seda me täna kindlasti vaatame. Mul tuli praegu meelde, et siin on kutsud. Nad vist ei ole tegelikult kõige sõbralikumad. Aga appi reaalselt, palun vabandust selle pimeduse pärast, ma ei saa mitte midagi teha. Aga mul tuli praegu meelde, et Keili vist, ma ei tea, kas paar videot tagasi, kui ta õhtul kõndimas käis, siis ta rääkis, et nii inspireeriv on see, kui sa õhtul lähed hilja on ju, ja sa näed teisi inimesi ka sportimas nagu, et see on nii inspireeriv ja see on täiega tõsi nagu nii, kui mulle keegi vastu kõndib, noh, on näha, et ta on nagu ekstra õues kõndimas, mitte ta ei jaluta nagu niisama on ju, siis see on nagu nii inspireeriv
siis endal tuleb ka kohe motivatsioon. Ja täpselt samamoodi see, kui sa näed YouTube'i videos näiteks, vaatad kellegi vlogi, onju, ja sa näed, et ta on õues liikumas, siis on mingi, et appi kui tubli, nii tore, ma tahan ka kohe minna. Täiega suur inspiratsioon. Ja siis lõpuks sa tuleb mingi üksinda õue, vaata. Läheb mingi, tegelikult ei viitsi minna. Nagu mul on see, et kui ma saan 1 kilomeetri näiteks kõnnitud, siis mul läheb nagu palju-palju lihtsamaks, sest et see minek tihtipeale ei ole kerge. Aga ilmselgelt seda väärt, et selles ei tasugi kahelda. Ma juba kõnnin praegu nii suure rõõmuga selle tunde nimel, et ma lähen koju. Siis ma tean, et mul on tehtud oma ring ja ma saan natuke rahulikult võtta, teha veel ära oma viimased asjad, mis vaja täna teha on. Ja siis võtta need mandariinid ja glögi ja nautida. Meil on tänased kalendrid ka lahti veel tegemata. Et enne kui see tänane vlogmas lõpeb, teeme lahti. Nii, 11. Jälle huulepulk. Ütleme niimoodi 11-st mingi 6 juba vist on olnud huulepulgad. Ja kõik üsna sarnast tooni, aga eks ma pean neid ükshaaval katsetama. Nii et täna selline soft matte lip cream. Ja nära, sinu oma. Kus on 11 siin? Vist suht sama, mis eile oli. Kuupikud. Sa tahad koos pakiga süüa või? Oota, ma teen lahti. Ja Erki kalendris oli jälle täna üks šokolaadimunakene. Aga mina olen kõndimas tagasi, nagu toru võite saada. Väga tore oli. Ma nüüd panin pesu pesema. Pean vist täna 2 masinat pesema. Ja natuke toimetan siin. Ma näitan. Me ostsime poest natukene tooteid. Mul oli vaja mingit näokooriat. Ja see on siis põhimõtteliselt puhastuskeel ja koorja üks ühes. Et tundus hea lõhnaga. Midagi oleks täiega vaja sellist. Siis ma võtsin mingi sellise maski. Ma lihtsalt ei leidnud üldse mingit, mis mind kõnetaks. Seal ei olnud valikut, aga see on taastav ja siluv kreemmask. Et vahepeal võib teha. Siin Erki ostis endale kätekreemi. Ja siis ma võtsin mingi maski veel. Ma tõesti ei tea, aga tundus hea, et süga puhastav, niisutav, väga õrn, nii et täna ma midagi kindlasti teen. Sest et sellest külmast läheb näonahk nii kuivaks ja siuke kiskuv tunne on päris tihti, eriti hommikuti. Et peab mingit niisutust tegema ja siis ikkagi meie lemmiklögi, see kirsi oma, see on meile siiamaani kõige rohkem meeldinud ja nagu näha, parim hõõgvein 2022. Ja see meile maitseb ja siis võtsime mandariine ka veel juurde. Need tuleb nüüd ilusti ära pesta ja teen oma toimetused ära ja siis saab puhata. Ja seda sama vlogi hakata monteerima, aga ma arvan, et ma tänaseks lõpetangi, sest et me oleme väsinud sellest nädalavahetusest ja midagi suurejoonelist siin täna enam ei toimu. Siuke vaikne, rahulik pühapäeva õhtu nagu ikka. Tuleb asjad panna uueks nädalaks valmis ja veel natukene puhata. Vot, aga olge tublid ja kohtume juba järgmises videos. Tšauka!